Käes on autovahetuskuu. Vaheta nüüd oma vana auto Infoautos uue Fordi vastu ja maksame sulle 1400 kuni 4000 eurot kauba peale. Uuri järgi Ford.ee. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutuminutites katkendeid Miga Keraneni raamatust Minu supilinn. Supilinn sümboliseerib aega ja elustiili, mis on enamikus Euroopas läinud kaduviku teed. See raamat on eestistunud soomlase Miga ülevaade Tartu supilinnast ja sealt leitud sõpradest, ka Tartu vaimust, kes elavad Mehis Heinsaare koridoris. Veel on see raamat ühe poisi meheks kasvamisest ja poisitempudest, mis sellele teele jäid. Minu supilinn kirjastuselt Petrone print. Minu teekond Tartusse algas aastal 1992 Ida-Soomest Ilomantsi põllumajandustehnikumist, kuhu läksin pärast keskkooli aiandust õppima. Olin 18,5 aastat vana ja sain kokku naisega, kelle tõttu Soome kaotas ühe oma poegadest Eestile. Ilusaid unenägusid. Need olid mu esimesed eesti sõnad, mis selgeks sain. Sõnakesed, mis on sest ajast saati kilisenud mu peas nagu kellukesed Arvo Pärdi teostes. Pärdist ja tema Tintinnapulist ei teadnud ma toona midagi. Minu teadmised Eestimaast olid sel ajal kaunis killustatud. Teadsin, et pangaröövel Raivo Roosna on Eestist ja adusin, et soome keeles Saaremaa valssi laulval Georg Otsal on mingi side selle meretaguse maaga, mis hiljuti võitles tagasi oma iseseisvuse. Kuusankoski Kummu klubis mängivat vutimeest Urmas Hepnerit olin näinud teles ja teadsin, et temagi on sealt. Eesti Vabariigi presidendina oli just ametisse asunud endine suursaadik Soomes, Lennart Meri. Teda olin vist telekast näinud. Vanematest aegadest oli mul meeles Tartu rahulepingu sõlmimine. Ja mitte ainult meeles, vaid ka südames. Soome ja Venemaa sõlmisid aastal 1920 rahulepingu, mis ei tähendanud Nõukogude Liidule karvavõrdki, kui nad pärast teist maailmasõda tõmbasid piiri keset mu vanaisa talu. Ma võin austada venelast, pits näpus, aga tõeliselt sina peale saame siis, kui ta tagastab Soomele Karjala. Eesti keelest oli meile räägitud emakeeletunnis koos teiste sugulaskeeltega. Arvasin, et Eesti riigikeel on vene keel ja et eesti keelt räägivad ainult vanemad inimesed. Õnneks eksisin. Piinlik mõelda, kui vähe ma Eesti kohta teadsin. Aga mis sa teed? Soome haritlasperede võsud olid ehk asjadega paremini kursis, kui neil olid vanemad, kes oskasid oma lastele rääkida ka seda, millest koolide ajalooõpikud vaikisid. Aga mina olin tavalisest tööliskodust, kus välispoliitikal või maailma asjadel polnud mingit erilist tähendust. Sellepärast ütlengi, et praegu ja edaspidi võtan sõna ainult enda nimel ja palun, et ei teeks minu põhjal soomlaste kohta rämedaid üldistusi. Minu 1973. aastal sündinud noormehe maailmavaate moodustasid Aku Anka, Tex Willer ja muud koomiksid ning James Bondid ja spiooniraamatud. Kusjuures see maailmavaade pole nendest aegadest suurt muutunud. Külm sõda on kuulutatud lõppenuks, aga minule on suurriikide huvid muutumatud. Lihtsalt mina ise olen ehk veidi rohkem maailma näinud kui 20 aastat tagasi. Seesugune oli olukord hetkel, kui ta astus aianduse klassi. Ja mina armusin temasse esimesest silmapilgust 11 meetri kauguselt. Kas minu pilk tabas tulevikku juba siis, ma ei tea. Kuid oluline oli see, et hakkasime koos aega veetma. Tundsin ennast kõrvust tõstetuna, kui sain temaga kõndida küla ainsasse pagariärisse kakaod jooma. Ma polnud kunagi näinud kedagi niisugust kui tema. Terve Põhja-Karjala polnud näinud temasugust naist.
Kui ta kõndis tehnikumi söökla uksest sisse, jäi lihatükk kurku nii mõnelgi maamehel. Ja kui ta kõndis kandikuga minu juurde, tundsin, et aeg peatub ja ma viibin unenäos, kust ärgata ei taha. Kuid ta oli päris. Tema hääl ja naeratus, tema pikkade helebruunide juuste lõhn, lokid, millesse upun unenägudes ka praegu, ja loomulikult ta silmad, mis olid imelised, elektrisiniseid iiriseid ääristasid mustad rõngad. Nendest silmadest ongi pärit Eesti lipu värvid. Eeva rääkis puhast soome keelt, kuid eesti keel kõlas ta suus ilusamalt. Ta hääldas oma nime kuidagi lühemalt, kui olin soome keeles harjunud kuulma. Pikemalt kui lihtsalt Eeva, aga mitte päris Eeva, nagu soomlased hääldavad. Kuidagi vahepealselt. Ma harjutasin ta nime õiget teise välte hääldust nii kaua, et lõug valutas. Sama kaua kui seda paganama õ-tähte. Peegli ees pobisemine tasus kuhjaga ära, sest selgeks ma need sain. 1992. aasta lõpp, mil me kohtusime, ja järgnevad 6 kuud, 1993. aasta juulini, oli mu elu kõige ilusam aeg. Täis unistusi, millest osa on saanud praeguseks ka teoks. Täis armunud noorte pikki vestlusi ja mahedaid münditee õhtuid. Õppimisest ei tulnud enam midagi välja ja mul polnud sellest põrmugi kahju. Mida rohkem aega koos veetsime, seda enam tundus mulle, et sellest tütarlapsest ei lase ma mitte kunagi lahti. Kui ta rääkis oma kodumaast, maalis ta minu ette niisuguse pildi, et mulle hakkas tunduma, et maailmas pole midagi ilusamat kui Eesti. Minu Põhja-Karjala oli tema jaoks liiga külm ja pime. Sellega olin minagi päri. Ma olin kõigega päri. Millalgi, kui ta rääkis Eestist ja Tartu üliõpilaste elust, käisin välja ühe mõtte. Kuidas talle meeldiks, kui läheksime õige koos Eestisse, aiandust õppima? Ta naeris selle peale heledalt ja nentis, et ma ei tea mitte midagi Eestist ja et ma ei saaks seal lihtsalt hakkama. Mis mõttes? Ei saa hakkama. Kolime Tartusse, ütlesin talle enesekindlalt. Eeva naer oli äratanud minus jonni. Kas ta võis aimata, et tema naer oli ainult vesi 19-aastase pööraselt armunud unistaja veskile? Kas mina aimasin, mis mind Eestis ees ootab? Ei. Mind ei huvitanud niisugune asi nagu kaugema tuleviku ettekujutamine. Ma lihtsalt tahtsin elada koos Eevaga ja tormata ees ootavatesse seiklustesse. Minek oli 1. juulil 1993. aastal. Pidulikkus oli sellest hetkest kaugel. Meie auto ja järelkäru olid koli täis. Laeva lahtise visiiri alt väljudes tuli onu käest ostetud Fiatilt ära pool summutit. Autojuhiks oli mu isa, sest meil Eevaga polnud juhilube. Astusin Eestisse, summutitükk süles, aga siiski õnnelikuna. Järgmine kord kummardusin meie summutijuppe otsima pisikesel ringteel Tallinna vanalinna servas. Ma mäletan seda hästi. Kui ronisin autost välja oma jura kokku korjama, viivutas mingi sigulimees mulle raevukalt rusikat. Onklile ei meeldinud, et liiklus muu taga seisis. Ta lasi mulle tigedalt signaali, mis kiilus seepeale kinni ega jätnud oma ilget huilgamist järele. Nii korjasin läbilõikava sireeni saatel suuremad summutijupid maast üles ja vaatasin silmanurgast, kuidas onkli abikaasa teda pasuna laskmise eest sõimas. See oli omamoodi lõbus. Vähem lõbus oli ilma summutita Tartu poole sõita. Sellest peale ei talu ma tsiklite põristamist ja muud mõttetut mootorimüra. Fiati müüsime Tartusse jõudes kohe maha. See oli ilus auto,
aga töövõime poolest täielik pann. Jah, pann. See oli üks mu 5-6 esimesest eestikeelsest sõnast, mis ma selgeks õppisin. Panni müük tõi pappi sisse. Papp on ka hea sõna. Selline mõnus ühesilbiline. Pannide tasuvus muide oli tollal hiigla suur. Otsustasin siiski keskenduda õpingutele, mitte autoärile. See polnuks nagunii reaalne alternatiiv. Esiteks jagasin maailma asjadest nii palju, et teada, et elus tasub õppida, ja teiseks ei teadnud ma Eesti kommetest ja äriajamisest tuhkagi. Mul oli piisavalt jamasid igapäevaste asjadega. Tühja sellest bussipileti komposteerimisest või asjaolust, et ma ei saanud loengus aru mitte millestki eesti keeles räägitavast. Veel tüütum oli see, et ma ei saanud oma kodu ust lahti. Kogu senise elu olin keeranud lukke oma abloi võtmega nagu naksti, aga selle vene luku hingeelu oli mulle sama võõras kui venelasedki. Eeva näitas mulle küll mitu korda kannatlikult ette, kuidas uks võtmega keerates lahti käib. Ja tasapisi, õige tasapisi hakkasin ma seda asja aduma. Saingi lõpuks Eeva juuresolekul ukse lahti. Aga kui ma pärast üksi koju tulin ja pidin ise hakkama saama, naeris lukk mulle otse näkku. Nägin esimesel sügisel mitu korda kurja vaeva, enne kui sain sellest lukust jagu, ehk oma koju sisse. Kodus puid lõhkudes ning pliidi ja ahju alla tuld tehes jõudsin peagi järeldusele, et midagi pole parata. Pean saama Eesti meheks. Sisimas tundsin, et mulle Tartu elu istub. Kuigi teadsin juba, et selles ühiskonnas saab hakkama ainult mees, kes ühe käega kallistab naist ja teise käega teeb remonti. Arvake ära, mis see mehe hakates siis Tartus ette võttis. Kas aknad või tapeedi? Ei. Kütsin sauna, võtsin pitsi ja pidasin aru. Ja võtsin veel ühe pitsi. Alustasin totaalselt valest otsast. Pole ju midagi, kui mees võtab viina, aga kui viin võtab meest, siis on lugu halb. Omandasin eestimaise kombe trimbata vaikselt nädala sees, unustamata Soome kommet juua ennast nädalavahetusel täis. Järgmiste aastatega unustasin ennast ära. Unustasin ka kallima. Jah, unustasin ära oma naise. Ta palus mul mitu korda mõelda, mis vahe on armumisel ja armastusel. Mul polnud mingit vahet. Kihutasin autopiloodina ringi. Niimoodi alustasin ma Eesti meheks saamist. Kui hulluarst oleks mind kätte saanud, oleks ta mõelnud koodile F60.4 ehk histrioonilisele isiksuse häirele. Kerge mõjutatavus teiste inimeste või asjaolude poolt, labiilne emotsionaalsus, püsiv iha erutavate sündmuste järele ja nii edasi. Nimetagem seda maakeeles Tartu vaimu haiguseks. Üliõpilaste hulgas on see haigus tavaline ja mina noore mehena liikusin ikka tudengite seas ringi. Ju ma saingi selle tõve nende käest. Kuskil kollases ajakirjanduses arutati, millised on välismaa mehed armastajatena. Soomlase kohta öeldi, et tema süda on nii suur, et sinna mahub kohe mitu Eesti naist. See kehtib ka minu puhul, kuigi refrääniks jääb ikka Eeva. Suplesin Tartu tudengielus ja peagi järkasin esimest korda ka Supilinnas, vanas puumajas teiste vanade puumajade vahel. Pidu olevat olnud vägev. Olime maganud 15 ühes toas mõne ruutmeetri peal. Külje keeramine olevat toimunud kollektiivselt. Ma ei mäletanud õhtust mitte midagi, ega tundnud eriti kedagi. Nägin aknast paistvat Kiivrita kiriku torni. Kobisin ruttu minema. Kaugel
kangastuspood. Hernepood. Elu nagu hernes. Kui ma kolisin Eestisse, olin täielik võhik kõiges, mis puudutab klassikalisi mehetöid. Kas tüüpiline soomlane? Ma ei taha kõnelda kõigi Soome meeste eest, sest näiteks mu soomlasest sõber Andero on teinud oma Lepiku tänava korteris tõelise pärli ja lisaks suudab ta pidada loenguid Baltikumi juugendarhitektuurist. Eks minagi ole tasapisi õppinud. Mida noorem ma olin, seda kergemini olin valmis kohe igale poole helistama, kui kodus mõni asi ripakil või katki. Ma lihtsalt eelistasin pöörduda spetsialisti poole, kui selline kuskilt vähegi võtta oli. Aga ega neid kuldsete kätega remondimehi polnudki toona kuskilt nii väga saada. Kõik mu sõbrad tegid oma väiksemad ja suuremad remonditööd 90. aastatel ise. Nii see mulle igatahes näis. Eesti mees teeb kodused tööd ära ja ei mingit probleemi. Kas miski on viimase 20 aasta jooksul mehe kuvandis muutunud? Ma ütleks, et Tartus küll mitte, kui ma mõtlen oma sõpradele. Keskealine Eesti mees teeb remonditööd ikka ise ja kõik. Ole sa väliselt või ontlik filoloog. Alles hiljuti vaatasin ma aukartusega pealt, kuidas üks mu supilinna sõber tõmbas oma elamisse ise elektrijuhtmed. Samal ajal, kui tema maadles oma maja juhtmetega, kukkus meie 90-aastasel majal elektrilüliti seinast nagu hammas suust. Vannitoas polnud tuld mitu päeva. Mina vaatasin telekast jalgpalli. Siis läks mu naine komandeeringusse. Õhtul helistas mulle ämm, kes küsis, kas ma olen lüliti ära vahetanud. Mõmisesin njehole, mille peale soovitas ämm siira osavõtlikkusega: tee see korda, üllata Eevat ja vaheta need lülitid ära. Lubasin ämmale, et ajan asja korda. Äkki muutub ka minu ja mu naise suhe seepeale selliseks nagu õnnelise lõpuga romantilistes filmides. Võtsingi ennast järgmisel päeval kokku. Lülitasin pealülitist voolu välja ja kruvisin lüliti ettevaatlikult seina küljest lahti. Jätsin kõikide juhtmete kohad meelde, mis polnud väga raske, sest juhtmeid oli kokku 3 tükki. Võtsin ette ka teise lüliti, sest too oleks seinast kukkunud ilmselt järgmisel nädalal. Tegin linna peal tiiru elektripoodides ja leidsingi juba 3. poest sobivad lülitid. Kodus läks lülitite vahetamine aeglaselt, aga hästi. Minu tuju oli laes. Iga juhe leidis lõpuks oma augu ja lüliti kinnitus tugevalt seinale. Ärevus hinges, lülitasin voolu sisse. Pirnid ei läinud põlema ei vannitoas ega köögis. Sattusin masendusse. Otsustasin, et rohkem ma elektriga ei jama. Suren pigem mingil muul moel. Haarasin telefoni ja helistasin Aivole, kes minu sõpradest tunneb kõige rohkem remondimehi. Ta soovitas mulle elektriktimmut, kellega saingi ruttu kaubale. Ütlesin, et erakorralise kiirkülastuse eest saab ta ka ekstra tasu. Kui mees saabus, võttis ta lülitid lahti ja pani hetke pärast uuesti seina. Kõik töötas. Pirnid põlesid rõõmsalt ja mina sain endale oma elektriku. Ma ei tea, mida ma olin valesti teinud. See polnud ka oluline. Lülitid said ju vahetatud. Üks asi jälle tehtud. Kui Eeva saabus komandeeringust, vatrasin lülitite vahetamisest vist liiga palju. Olin ülimalt uhke, et ajasin asja joonde. Eevale tegi see ainult nalja. Muiates küsis ta, kas ootan, et saaksin selle töö eest medali. See on ju tavaline meeste töö. Lootsin küll medalit, tuleb tunnistada. Edasi otsustasin korrastada ära meie maja aknad. Olin algul sellest tööst väga vaimustatud.
käisin Tartu Rahvaülikooli kursustel ja harisin ennast kõigepealt teoorias. Õpetaja rääkis põnevalt vanadest materjalidest ja tutvustas õigeid tööriistasid, haamreid, kaabitsaid ja kuumapuhureid. Praktikas nõudis niisugune töö aga tohutut kannatust ja katsetamist. Võtsin kursusele kaasa ühe pööningu akna ja nokitsesin selle kallal mitu nädalat. Vana akna äravõtmine, kittimine ja uue ettepanek ning viimistlus olid tõsised tööd. Klaasi lahtivõtmine oli lihtne, raamipuhastus samuti. Kuumapuhuriga töötamine ja liivapaperiga nühkimine ei valmistanud mingit raskust. Aega läks, töö edenes tasapisi. Aga siis, kui mul oli vaja hakata kittima raami aknaklaasi paigaldamiseks, läks asi nässu. Olin üleni kitiga koos ja kitt oli nagu plastiliinist madu, mis ei püsinud mitte kuidagi paigal. Shifte ja kinnitusnaelasid lüües lõhkusin mitu klaasi. Mu käed tundusid nagu labidad ja pea läks paksuks. Ühesõnaga, see töö oli minu närvidele liig mis liig. Mul ei jagunud oskusi ega kannatust. Appi tõttas mu naine. Ta palus mul jätta nutt ja hala ning võttis aknad ise ette. Eeva alla ei andnud. See oli üks tema voorustest, mida imetlen ja millest püüan õppida. Ta palus meie uksetegijal, tublil vanade majade renoveerijal, näidata, kuidas tuleb ühte akent parandada. Ja mu tegus naine õppiski selle kunsti kiirelt ära. Alguses ei teadnud ma, kas olla kurb või rõõmus, et heaks akende renoveerijaks osutus hoopis mu naine, mitte mina. Ehitamine on ju ikkagi üks nii-öelda meeste töödest. Ja olin tõesti lootnud, et nende akende restaureerimise õpin ma ise ära. Aga naine tegi mulle hoopis silmad ette. Ta on sel alal praegu päris kõva käsi. Temalt on tuldud nippe ja võtteid õppima üle linna. Ajalugu on näidanud, et vanade, unustatud majadega juhtub väga õudseid asju, kui nende omanikeks juhtuvad saama sulid. Vähe sellest, et sulidel puudub elementaarne kohusetunne enda vara hoidmise vastu, ongi neil lausa äriplaan saada lahti magusa krundi peal istuvast vanast majast. Mõnikord meenutab kinnisvarafirmade ja nendes töötavate haide tegutsemine lugusid metsikust läänest. Majadel lihtsalt lastakse laguneda ja isegi aidatakse haamri ja saetööga kaasa. Kui maja on kokku kukkunud, ei takista haidel vana maja asemele uut ehitamast enam miski. See tuleb nii kõrge ja suur, nagu krundile vähegi mahub. Hoove neil majadel selle sõna traditsioonilises tähenduses polegi. On ainult plaaditud parkimiskohad. Mul pole midagi selle vastu, kui selliseid käkke ehitatakse kuskile linna serva põllu peale, aga supilinnas mõjuvad nad võõrkehadena. Nende uute majade ehitamise anatoomia on oma jälkuses huvitav. Ma arvan, et niinimetatud arendusprojekti majad näevad erakordselt lollid välja seetõttu, et need on ehitatud odavatest materjalidest. Väljast on sellised majad nagu mingid plastkuubikud. Seest on asi veelgi hullem. Trepikodadest alates on uued majad kõledad nagu vangimaja. Uste, lukkude, treppide, seinte kõla. Kuludes kokkuhoidmine kajab kõrvus igal sammul. Ja samas pekstakse laiali vanad õunapuud, ajaloolised kuurid ja pesuköögid. Käisime mõned aastad tagasi naisega vaatamas ühte kohta. Puumajas oli 4 suurt korterit ja kaalusime tõsiselt ühe ostmist. Mingil hetkel tuli aga välja omaniku nõue, et ostu-müügilepingusse läheks sisse, et me oleme nõus hoovis asuva pesuköögi lammutamisega. See kinnisvarahai
oli ostnud kõik maja korterid ja kavatses Pööningule ehitada veel ühe korteri juurde. Seega oli hoovi vaja ühte parkimiskohta lisaks. See mees sai muide isegi aru, et pesuköök, mis tal hoovis asus, oli hästi säilinud ja tõeline pärl, aga mitte muinsuskaitse all. Võtsime mõtlemise aega. Ma oleksin selle korteri ostnud päris hea meelega, kuid see pesuköök vaevas mind. Ma lihtsalt ei saa olla nõus ajaloolise pesuköögi lammutamisega. Äri jäigi pooleli. Tänaseks on pesuköök tollest hoovist kadunud. Seal asemel on koht autole. Ühesõnaga, tühi koht. Pesuköögist on mul kahju. Aga ma ei kahetse seda, et me äri jäi pooleli. Mu eneseväärikus jäi alles. Kaotatud eneseväärikust on raskem leida kui kena korterit. Mõni võib mõelda, et mida üks pesuköök ikka linnapildis muudab. Aga mõelge, milliseks muutub linn siis, kui kõik ajaloolised pesuköögid, puukuurid ja muud väiksemad ehitised maha lammutatakse. Eelmise aasta juulis olin taas ühe koleda loo tunnistajaks. Ajasin juttu ühe Oa tänava Tiiduga, kui talle saabus külaline Keskkonnaametist. Õigemini Tiit oli ise kutsunud selle ametniku endale külla. Mul polnud aimugi milleks. Aga kohe varsti hakkas mullegi koitma, mis lahti. Kõndisime Tiidu maja taha, krundi teise otsa, kus kasvasid suured vaarikapõõsad. Ja üle aia kasvas mingi suur putk. Sõber Tiit hõikas Raulile, et seal see sunnik vohab. Selgus, et naaberkrundil otse Tiidu vaarikate taga kasvas 10 2-meetrist Sosnovski karuputke. Väga mürgist, täies õies. Astusime lähemale, kuid samas röögatas keskkonnaametnik Raul. Seis, sinna ei tohi minna. Lõin oma kannad maha ja vaatasin, kuidas Raul kükitas uurima muru meie jalgade all. Ma ei saanud tõesti aru, mida ma peaksin kartma. Võtsin vist sammu edasi, sest Raul karjatas, te ei tohi minna lähemale. Siis näitas ta näpuga meie jalgade ette ja ütles, need pisikesed taimed siin pole murutaimed, vaid väikesed karuputked. Väikesed taimed on sama mürgised kui suured. Kui astud peale. Mis siis juhtub, kui ma astun sellise taime peale? Küsisin Rauli käest. Ma nägin küll, et teisel krundil õitseb suur karuputk, aga tundus kuidagi imelik, et me ei tohi minna lähemale kui 7 meetrit. Raul vaatas mind ja ma tundsin ennast idioodina. Kas sa ikka tead, kui ohtlik see taim on? Küsis ta minu käest. Tiit muutus seepeale murelikuks ja ütles, et üks maja lastest oligi kurtnud valu jalgades. Ja mina veel arvasin, et äkki uued ketsid. Pole ka ime, kui laps putke käest kahjustada sai. Lapsed käisid iga päev vaarikaid korjamas ja jooksid ka muidu murul. Selleks ju muru ongi. Raul soovitas seepeale lastega kiiremas korras arsti külastada. Minulgi hakkas halb. Nägin ju alles veerand tundi tagasi, kuidas 2 lastest läks tuppa vaarikakorviga. Ju nad tuhnisid seal samas karuputkade kõrval ja peal. Siis vaatas Raul mõtliku pilguga vaarikate taga kõrguvaid karuputkasid. Mulle tundus, et ta oli üsna nõutu. Lõpuks hakkas ta rääkima. Kas sa tunned naaberkrundi omanikke? Tiit mühatas ja ütles, et tundis küll seda meest, kes viimati selles majas elas, aga sellest oli juba aastaid. Kinnistu ja sellel tühjana haigutav vana maja on vahetanud omanikke nii kiiresti, et Tiidul oli järg käest läinud. Suve algul oli maja juures käinud 3 meest. Nad olid ennast Tiidule tutvustanud maja omanikena, aga oma nimesid nad ei öelnud, ega ka seda, keda nad esindasid. Neetud haid, mõtlesin omaette. Raul vaatas õites karuputke ja tundus endiselt täitsa nõutu. Niitmiseks on aastaaeg liiga hiline. Kõigepealt tuleks õisikud ära korjata ja põletada.
kohe varakevadel tuleb teha mürgitõrje. Ühesõnaga, asjale tuleb anda ametlik käik. Nende sõnadega asutas Raul end minekule. Aga mul tekkis huvi, mis siis ikkagi edasi saab. Raul selgitas mulle, et kõigepealt kannab ta taime inimestele ohtlike taimede andmebaasi ja siis läheb putk sisse järgmisesse ohjamiskavasse. Selle alusel planeerib Keskkonnaamet konkreetse tõrje. Raul teavitab ka linnavalitsust, kelle kohustus on otsida üles krundi omanik ja teda putkest teavitada. Esimese asjana peab omanik panema krundile luku ette, sest praegu saab krundile tänava poolt kõndida igaüks. Möödas on 3 aastat. Käes on kevad 2012. Arvake ära, kas seal on lukk ees. Olen mõnikord öelnud naljatades, et mul on Supilinnas 5 last. Need on Mari, Reelika, Sadu ning vennad Olav ja Anton. Nad on vahvad lapsed, kes moodustavad salaseltsi, mille nimi on Ramps. Neile, kes pole lugenud, ütlen kohe ära, et need on mu lasteraamatute peategelased. Nende laste silmade läbi olen Supilinna vaadelnud juba 10 aastat. Sarja peategelane on Mari, kes käib 3. klassis. Ta on tragitüdruk, kes tantsib balleti Vanemuise tantsu- ja balletikoolis ja mängib väravavahina FC Olümpia jalgpalliklubis. Ühesõnaga nüüdisaegne noor neiu. Eesti mõistes igasuguste soorollide suhtes isegi väga julge ja eelarvamuste vaba. Oma vaimult on ta pigem soomlaslik. Tema jaoks pole probleemi mängida nii-öelda poiste ala, jalgpalli. Oma detektiivitööski teeb ta poistele silmad ette. Naised on ju mitu korda intelligentsemad kui mehed, julgen ma öelda oma 40 eluaasta kogemuse põhjal. Mari elab Emajõe tänava ääres, ühes väikeses punases puumajas. See maja on päriselt olemas, nagu ka uhke suurte akendega hoovimaja, kus elavad tüdruku vanaisa ja vanaema. Mari maja on üks Tartu ilusamaid. See on esimesel hetkel üsna märkamatu maja, mille värv on seintelt lahti koorunud. Tegin kunagi ammu pilte üle jõe Emajõe tänavast ja äkki märkasin, kui armas see puumaja on. Ma olen ka päris tihti selle maja juures seisnud ja selle hoovides käinud. Ükskord tuli üks tudengineiu koeraga välja just siis, kui ma maja juures luusisin. Ma ütlesin, et selles majas elab mu Mari ja tal on ka koer, must prantsuse buldog. Tal polnud aimugi, millest ma räägin. Keegi soomlane hakkab järsku pajatama väikesest tüdrukust ja mingist buldogist. Vedas, et mul oli juhtumisi kaasas mu värske raamat. Kinkisin selle tudengineiule, et ta mulle kiirabi ei helistaks. Hoovis on ka lagunenud puupaat. See tähendab, mu raamatus on Mari hoovis puupaat. Päriselt pole seal mingit paati. See paat on salaselts Rampsu staap. Koht, kuhu noordetektiivid kogunevad oma asju arutama. Minu käest küsitakse kord nädalas, kui palju põhinevad mu raamatud reaalsel elul. Suures osas, kõlab vastus. Ma arvan, et see teebki mu raamatud nii usutavaks, et ma ise neid uskuma jään. Oma raamatu maailma ehitan komponentidest, mida ma enda ümber näen. Näiteks paadi tõin raamatusse sisse Tähtverest, kus ühel mu sõbral on selline oma hoovis. Väga palju inspiratsiooni oma 5 lapse lugudeks saan ma Supilinna tänavatel kõndides. Imetledes suuri 2-kordseid puukuure, hakkasin hiljuti mõtlema, et sellise kuuri alumisele korrusele mahuks kas või suurem töökoda. Ja miks ei võiks üks põrunud professor oma puukuuri alumisel korrusel mingi kahtlase asjaga tegeleda? See professor näeb üsna hirmus välja ning nuputangi siin parasjagu, kui hirmus võib üks kurjam lasteraamatus välja näha. Kas ta võiks olla suure lumivalge habemega, suu ümber kollane lai ring suitsetamisest
Lapsed, kelle käest olen nõu küsinud, toetavad mind jah-karjetega. Aga ma ise kardan seda onu. Kõigil mu raamatute tegelastel on oma prototüübid. Mari käitub ja mõtleb üsna samamoodi kui minu enda tütred. Algul käitus ta nagu minu vanem tütar Eva-Maria. Nüüd käitub raamatu peategelane üsna mu noorema tütre Emma moodi, sest vanem tütar on juba liiga suur. Mari parimad sõbrannad on Lepiku tänava Reilika ja Meloni tänava Sadu. Neist kirjutades mõtlen ma oma tütre 2 sõbrannale, keda ma tunnen nende sünnist saadik. Vennad Olav ja Anton on aga minu head sõbrad Kalle ja Juhan Voolaid, sellisena, nagu nad võisid olla põnnidena. Prototüübid on minu jaoks väga tähtsad. Nad on kujud, keda pean silmas, kui ma lugusid kirjutan. Kui mul poleks konkreetset inimest ees, tunduks kirjutamine imelik. Ja siis on Supilinn ise. Oma kentsakate tänavanimedega sobib see linnaosa väga hästi raamatusse. Ma arvan, et soomlased ja lätlased, kes mu raamatute tõlkeid loevad, arvavad, et olen selle linnaosa ja need tänavanimed välja mõelnud. Tegelikult on minu raamatute Supilinn suures osas selline, nagu ta on päriselt. Mulle on alati tundunud, et minu töö kirjanikuna on üsna lihtne, kui tegevus toimub reaalses kohas. Lasen aga oma lapsed muhklikele tänavatele ja aedadesse lahti, küll tekivad seiklused. Kellegi sõbralt on varastatud jalgratas. Mingist tühjast majast koostab tagumist, kuigi seal ei ela ju keegi. Kuskil võsas istub kahtlane mees mingi kastiga. Vaatamata sellele, et lavastan Supilinna kriminaalseid lugusid, on mu raamatute Supilinn minu jaoks ideaalne Eesti. Inimesed seal tunnevad üksteist, hoiavad kokku. Lastel on seal turvaline ja tore elada. Minu enda päriselust on see ideaalne maailm veel üsna kaugel. Olen Eestis kaua elanud, aga tunnen endiselt, et ma ei suuda siin hakkama saada. Soome heaoluühiskonnal on oma plussid ja sellest ei saa kuidagi mööda. Mul oleks hea meel, kui Eesti poliitikud võtaksid Soomest palju rohkem eeskuju kui seni. Kahjuks mängib raha Eestis otsustamisprotsessides liiga tähtsat rolli. Raha kummardamisest on saanud eestlaste religioon. Raha pimestab ka siinseid poliitikuid. See on otsustuskriteerium. Ja kui nad väidavad midagi muud, siis nad reeglina hämavad. Ka mulle on raha armas, aga õnne sellega ei saa. Soomes kasvanud inimesena olen rinnapiimaga saanud kaasa teadmise, et õnn peitub turvalisuses. Kahjuks ei tunne ma ennast Eestis nii turvaliselt nagu Soomes. Võrreldes Soomega on elu Eestis räige olelusvõitlus, hull rügamine, veri kurgus, mis ei näi kuidagi lõppevat. Samas, selles rügamises on ka oma positiivne pool. See paneb inimese kiirelt tegutsema. Lähiperspektiivis on see hea, aga jätkusuutlikkust ma selles ei näe. Järjejutt. Miga Keranen, Minu Supilinn, kirjastuselt Petrone Print. Järjejutt.